Ma ei poolda seda, et erakondade juhid oleksid riigi peaministrid. Lubage mul selgitada, miks. Kaasaegse parlamentaarse vabariigi algmüüt tugineb eeldusele, et liider, kes suudab edukalt navigeerida erakondliku poliitika sisevõitluses, on loomupäraselt varustatud ka riigi juhtimiseks. Eestis, nagu suures osas Euroopast, koheldakse vankumatu normina seda, et valitsuskoalitsiooni vanem partneri esimees asub automaatselt peaministri ametikohale. Ometi varjab see sujuv erakonna juhtimise ja riikliku riigimehelikkuse kokkusulatamine sügavat struktuurset viga. Valitsus on kontseptuaalselt kohustatud järgima utilitaarset ideaali, maksimeerida võimalikult suurele arvule kodanikele võimalikult suurt hüve. Erakonna esimees tegutseb seevastu piirava ja tehingulise mandaadi alusel, säilitada võimalikult suur hüve oma konkreetsetele toetajaskonnale, rahastajatele ja fraktsiooniliste liitlastele. See topeltroll toob täitevvõimu südamesse vahetu ja lepitamatu huvide konflikti. Kui ühel isikul on käes nii riigi võtmed kui ka erakonna esimehe koht, on ta koormatud üksteisega võitlevate fidutsiaarsete ehk usalduskohustustega. Riiklik huvi nõuab pikaajalisi, sageli valusaid struktuurseid valikuid, mis ulatuvad valimistsüklitest kaugemale. Erakonna ellujäämine nõuab aga partei truude kohest ja demonstratiivset lepitamist. Isegi kui need erakondlikud mured näivad riikliku eesmärkide laiemas panoraamis tühised, on neil ametis oleva liidri jaoks eksistentsiaalne kaal. Just erakonna baas määratleb juhi vahetu ametiaja ja dikteerib tema edasise ellujäämise järgmisel sisesel erakonna kongressil. Sellest tulenevalt taandatakse peaministri kabinet süstemaatiliselt tervikliku riikliku strateegia platvormist fraktsioonilise kinnistamise tööriistaks. See süsteemne patiseis võimendab unikaalselt Eesti killustunud mitmeparteilisel maastikul. Proportsionaalne valimissüsteem on killustanud valijaskonna konkureerivate ideoloogiliste ja majanduslike nišide mosaiigiks. Ühelgi erakonnal ei ole tõelist mandaati esindada kogu elanikkonna terviklikke, ülimuslikke eesmärke. Selle asemel tugineb poliitiline ellujäämine erinevate, sageli vastuoluliste lubaduste tootmisele, mis on loodud rahulolematuse relvaks muutmiseks ja kitsaste demograafiliste rühmade kaitsmiseks. Kui sellise lõhestunud üksuse esimehest saab peaminister, astub ta ametisse koos olemusliku struktuurse pime alaga. Ta mitte ainult ei mõista tõenäoliselt konkureerivate erakondade seaduslikke eesmärk, vaid on struktuurselt motiveeritud neid aktiivselt maha suruma. Tihedas konkurentsis kurnatud koalitsioonikeskkonnas on rivaalitseva erakonna poliitika edukas elluviimine poliitiline enesevigastamine. Lubada oponendil saavutada poliitiline võit tähendab anda neile valimisedu järgmiseks kampaaniatsükliks. Seetõttu peab parteiline peaminister vaatama riiklikut edu läbi nullsummamängu prillide. Konkureerivast fraktsioonist pärinev võit riigile on kaotas tema enda erakonna ellujäämisele. Selle korralduse ülim tragöödia on riigimehelikkuse süstemaatiline väljajuurimine avalikust elust.
Tõeline riigimehelikkus nõuab iseseisvat poliitilise kapitali reservuaari, võimet vaadata kaugemale järgmise kvartali või järgmiste valimiste vahetust horisondist, et teha otsustavaid samme ühiskonna kestva tervise nimel. Me ei saa aga oodata riigimehelikku käitumist karjääraparatsikutelt. Liider, kelle kogu professionaalne areng on kujundatud erakondliku distsipliini tehingulise ja tagatubade lehmakauplemise kaudu, jääb fundamentaalselt võimetuks omama suurt riiklikku visiooni. Sellised liidrid on definitsiooni järgi ebakindla kartelli reageerivad juhid, kes on liialt hõivatud igapäevase ülesandega hoida ära parteisiseseid mässe, et kunagi kollektiivse hüve nimel valitseda. Kuni parlamentaarsed demokraatiad ei õpi lahutama riigi täitevvõimu juhtimist poliitiliste erakondade esimeeste ellujäämisinstinktidest, jääb nende juhtimine igavesti lühiajaliseks, fraktsiooniliseks ja struktuurselt võimetuks astuma vastu ajastu eksistentsiaalsete kriisidele.